Inimloomusesse on kootud saladuslik võimekus, mis sünnib läbi tegude, mis on kantud sihikindlusest ja visadusest. See on jõud, mis tärkab meis, kui me astume vastu väljakutsetele, kui me seisame silmitsi raskustega ning võtame ette teekonna, mis nõuab meilt enamat kui kunagi varem. Seda jõudu ei saa mõõta vaid lihasjõu või füüsilise vastupidavusega, vaid pigem sünnib see meie sisemisest veendumusest ja tahtejõust. Tugevus on midagi enamat kui vaid füüsiline aspekt. See peegeldab meie võimet ületada mentaalseid, emotsionaalseid ja vaimseid piire. Tugevus on miski, mis leiab oma juured vastupidavuses, mis kasvab läbi katsumuste ja püsib ka kõige keerulisematel aegadel. Igaüks meist on kogenud hetki, kus meil on vaja vastu astuda vastuoludele või võidelda isiklike teemonitega. Need hetked võivad olla kui oja ületamine, mille vool on tugev ja kiire ning kivid rasked ja libedad. Siiski, just nendes hetkedes, kui me võtame end kokku ja astume vastu oma hirmudele ja kahtlustele, leiame meis peidus oleva jõu. Mõnikord võib tugevust leida väikestes igapäevastes tegudes. Näiteks võib see olla võime öelda ei olukorras, kus tunneme, et meid üritatakse ära kasutada või meie piire ületada. See võib olla ka võime jätkata, kui kõik tundub olevat lootusetu, või siis võime olla toeks teistele nende rasketel hetkedel. Ent tõeline tugevus ja jõud ilmneb siiski siis, kui me seisame silmitsi elu suurte väljakutsetega. See võib olla võitlus terviseprobleemiga, tundega, et oled eksinud, või siis keeruliste suhete lahendamisega. Selles mõttes on tugevus midagi, mis sünnib läbi vastuolude ja valude ning see muudab meid vastupidavamaks ja elujõulisemaks. Tugevus ei tähenda alati võitu, vaid pigem võimekus seista vastu elu keerdkäikudele, andes endast parima ja säilitades samal ajal oma inimväärikuse. See ei pruugi alati olla valjuhäälne ja silmatorkav, vaid võib ilmuda ka vaikselt ja märkamatult, justkui salapärase allikana, mis voolab sügaval meie sees. Olgu tegemist siis füüsilise, vaimse või emotsionaalse tugevusega, on tugevus miski, mida saab arendada ja kasvatada läbi pühendumise ja tahtejõu. See on see, mis annab meile jõudu jätkata isegi, kui kõik tundub lootusetu. See on see, mis aitab meil seista vastu elutormidele ja jõuda lõpuks rahulikumasse ja kindlamasse sadamasse. Tugevus on miski, mille julge praktiseerimine annab sulle jõudu, kuid veelgi olulisem, see on midagi, mida saame leida ja arendada enda sees. Seega, pea püsti. Peale seda katsumust oled taas natukene tugevam ja veidi paremini valmistunud elu väljakutseteks. Aitäh ja peatse kuulmiseni!